Tere kõigile, tere tulemast Tiiu Tere kanalile. Käesolev video on, mida toob aprill 2025 aastal, nii et vaatame, mis on aprillikuul sinu jaoks varuks, mida sa pead teadma, mis on sinu ellu tulemas. Tegemist on nagu ikka siis valikaart stiilis videoga, valida on siis kolme valiku vahel. Valik number 1, valik number 2 ja valik number 3, kui sul läheb rohkem aega valiku sooritamisega. Soovitan alati panna video pausile, saad rahulikult ära otsustada, ära tunnetada ja siis edasi vaadata. Video all kirjelduses on olemas ka iga valiku ajamärgid, saad sinna peale klikata. Video hüppabki kohe automaatselt sinu siis valiku juurde. Siis igas valikus on terve posu kaarte, samuti siis võtame igale valikule välja selle aprillikuu olulised tähemärgid ja ka lõpetuseks siit kausikesest siis iga valik saab endale siis selle kuu olulised siis kuupäevad, et millal miski juhtub või et mis on olulised siis päevad ja ajapunktid selles kuus. Ja enne veel, kui ma alustan, ma tahan kõigile teile öelda kogu südames suur aitäh, kui sa oled hakanud Tiiu Tere kanalit YouTube'is jälgima või siis ka Instagramis, Facebookis ja oled külastanud ka tiiutarot.ee kodulehte ning ka seal videoid vaadanud. Kogu südames suur aitäh sulle sinu toetuse eest. Ma olen tohutult tänulik sulle, aitäh. Ja ega rohkem pikka juttu ei olegi, lähme video juurde ja alustame. Valik number 1, tere tulemast, kui sa valisid need imeilusad punased kivikesed. Vaatame siis, mis on aprillikuul sinu jaoks varuks, mida sa pead teadma, mis on sinu ellu tulemas, mis juhtub. Esimene kaart on meil karikate 4 õigetspidi. Kaitseinglite kaardipakist kaart number 5. See on siis selguse ingel. Loomahingede kaardipakist kaart number 53, merihobu hing. Järgmine kaart räägib meile siis kannatlikkusest, kusjuures merihobu selle kaardi sõnum on ka oota ja vaata ja see kaart ka meil siis kohe järgi. Kannatlikkus on rikkus. Siis järgmine kaardipakk on meil lähitulevikus. No selge, et juba siin on päris kindlad sõnumid väljas, aga võtame kõik kaardid siis järjest. Meil on ka siis armastuse ja paarisuhete kaardipakist kaart number 22, südame asjad. Ning tarost valik number 1, narr õigetspidi, väga põnev, karikate rüütel tagurpidi, mõõdukus tagurpidi, müntid 9 ja õiglus õigetpidi. Ja siin siis valik number 1 on sinu aprillikuu olulised tähemärgid, et need siis võtame välja lugemise lõpus, et sul oleks midagi põnevalt oodata ka. Aga üldiselt, mis siin hetkel toimub? No kui ma näen juba narri õigetspidi väljas. Narr on kaardipaki esimene kaart, kaart number 0. Narri periood, millal ta on aktiivne, ongi aprill. Spetsiifilisemalt märtsi teises pooles on meil kevadine pööripäev, circa 20, 21, 22 mõnikord, eks ole, mõni aasta, siis märts, kuskilt sealt circa 21 märts ta hakkab pihta ja kuni siis aprilli lõpuni selle kaardi siis aeg kestab. Ja narr on üks tohutult põnevust täis, võimas, suur elumuutuste kaart ja narr on väga lahe kaart. Kaardipaki esimene kaart, kaart number 0, ehk siis nullist alustamine, puhtalt lehelt alustamine. Nii nagu Zodiaagi ring ka ärkab siis, kui päike liigub jäära, circa 21 märts on ju, samamoodi ka siis taro vastab alati nendele ajapunktidele ja vastab ka tähemärkidele, et see narr on väga julge kaart ja kevade alguse kaart ja uue aasta ringi, uue energeetilise ringi, uue peatüki alguse nagu tähistaja meie elus. Nii et palju õnne. Narri kaardis on väga palju sellist lustakat, rõõmsameelset elumuutuste keerises, ka nagu sellist mängulist riskimist. Ja vot sellises energias tasukski terve aprillikuu olla. Suva, mis saab, proovin ära. Narr ongi nagu selline ka, et tead, sellised inimesed, kes on nii naiivsed ja sellised sinisilmsed ja mõtlevad, et niikuinii saab korda või et niikuinii läheb kõik hästi, et ma ei muretsegi selle pärast. Ja tead, sellistel inimestel lähebki kogu aeg kõik hästi. Sest nad ei võtagi endale kuskile aiu ega pähe ega enda sisse sellist mustrit, et miski võiks halvasti minna. Ja narr õpetabki meile seda, et mõnikord tulebki olla natuke naiivne, natuke sinisilmne, kogu aeg ei pea olema nii tõsine, kogu aeg ei ole nii, et ma pean kogu aeg kõike plaanima ja ette teadma. Narr, vaata, tema sümbol on siis see, et inimene on vaatamas taevasse trillalla ja ta on astumas siis, ta on nagu sellise kalju nuki peal ja ta on astumas tegelikult kuristikku ja ta isegi ei näe seda. Ja see sümbol või see point sellel kaardil siis, miks tal selline pilt on, see hüppe tundmatusse.
ma ei näe, kuhu ma lähen, ma ei tea, mis üldse saab, aga ma tean, et mul läheb hästi. Sest narr teab, et universum kannab teda. Narr teab, et ta ei saa valusalt kukkuda või et halba kohta kukkuda või et kalju otsa nagu kuskile kukkuda. Narr hüppab pea ees tundmatusse vette ja alles siis ta õpib ujuma. Tal on täiesti suva ja vaata see täiesti suva olek ongi tegelikult see, mis teeb ta tohutult edukaks väga-väga kiiresti. Narr ennustab ka praktilises maailmas, ta ennustab uut töökohta, uut elukohta, vallalistele uut suhet. Kui see on uus suhe, karikatarüütel kohe selline armastuse ja romantikakaart on sul kohe siin järgi, on ja et väga palju armumist on teil ka valik number 1 selles kuus ja üldse kevadel. Kui see on uus suhe, siis narr indikeerib seda, et see on keegi, keda sa ei tea, et ei ole mõtet minevikku vaadata ega ühtegi eksi sealt hakata taga igatsema, et pigem ikkagi nagu uues suunas ja see inimene võib isegi üllatada sind, et narr on keegi, keda me üldse ei ole nagu kohanud, et see ei ole nagu mingi vana tuttav ega koolikaaslane ega sa ei ole teda isegi kuskil toidupoes näinud, et see on täiesti keegi nagu uus. Muidugi, et kui me juba sellest armastusest hakkasime rääkima, et karikatarüütel tagurpidi indikeerib seda, et sa ise kardad, ise sa mõtled, et issand jumal, et see enese avamise ja see armumise hetk võib olla natukene nagu hirmus, aga karikatarüütel on ääretult romantiline energia. See inimene, kes meie ellu tuleb, süda on tal hea koha peal. Teile ka, kes te olete suhtes, siin võeti üldse, ma ütlen niimoodi, valik number 1. Suhteasjad, armastus, rahaasjad, töö, kõik väga-väga head kaardid. Õiglus on väga hea nagu selline tehingute, lepingute, otsuste, töö, karjäärikaart. Karikatarüütel väga-väga ilus armastuse kaart, et kõik on hästi. Ma näen, et selles mõõdukuses tagurpidi sa oled olnud pikka-pikka aega väga pinges, väga nagu kuidagi sellises, et kõik mulle aitab kohe-kohe nagu kõrini kõigest, või et selline väga mõõdukuse kaart tagurpidi võib olla vihane, võib olla väsinud, võib olla selline, et tujud käivad seinast seina, aga mõõdukus tagurpidi, kus see nagu tuleb, et me oleme liiga kaua nagu olnud kannatlikult ootamise energias ja meil hakkab lõpuks nagu kõrini saama sellest, et ma tahan, et minu elus ka midagi muutuks, ma tahan ka mingit head asja nagu saada. Ta on natuke pinges kaart, aga õnneks see pinge lahustub selle kuu jooksul väga-väga tugevalt, et ma näen isegi nagu niimoodi hetkel seda teile valik number 1, et mida iga päev, mis edasi läheb, aina kuidagi rõõmsamaks, kergemaks, mõnusamaks läheb. Kuidagi tekivad ka head üllatused selles õigluse kaardis, et õiglus müntide 9-ga koos tähendab väga head raha, tööd, karjääri. Ehk siis müntide 9 on ka, ta tuleb tihti välja siis, kui me hakkame nagu sellist suuremat elumuutust tegema või et tööd vahetama või et järgmist taset nii-öelda saavutama. Õiglus on iseseisvumine. Ta on väga jõukas kaart, ta on väga rikas kaart ja enda jõukuse ja rikkuse me saame selle kaardi energias siis, kui me ei kuula mitte kellegi teise soovitusi, tujusid või et ühiskond arvab, et sa peaks sellist asja tegema. Müntide 9 kannab neid imelikke riideid, mis talle meeldivad. Ta teeb endale sellise imeliku soengu, mis talle meeldib. Tal on imelikud ägedad hobid, võib-olla teistsugused, mida sõbrad, perekond üldse ei mõista. Ja see imelikku, see omas mahlas olemine nii-öelda, see tõmbab selles kaardis väga tugevalt ligi raha, veelgi parema töökoha ja veelgi rohkem küllust. Müntide 9 on kass, kes kõnnib nagu isepäiselt enda teed pidi. Kass, kes oskab alati piire seada, eks ole, et ma ei taha praegu, et sa mind paitad, mul on omad tegemised, ja ta on kass, kes maandub alati käppadele. Ehk siis, kui sa narri kaardis tunned, et sul on kopp ees, ma tahan kõike muuta, jumala eest hakkagi kohe muutma. Kohe hakka pihta, sellepärast, et narr, tal läheb alati kõik väga-väga hästi, kõik tema riskid tasuvad ennast alati ära, müntide 9 veel enam, kass, kes maandub ju käppadele. Mitte midagi halba sul ei saa juhtuda, sind isegi kuidagi utsitatakse, isegi julgem olema, et sa tõenäoliselt, kuna ma seda mõõdukust vaatan, alates eelmise aasta oktoobrist osadele teist või siis eelmise aasta detsembrist, novembri lõpust detsembrist osadele teist. Päris raske on olnud, päris raske. Oktoober, november, detsember, jaanuar, veebruar, märts, 6 kuud järjest on päris õudne, et nagu tõesti, et ma tunnetan ja ma näen seda pinget, ma näen seda pimedust ja sellist koppi ees ja kaua võib ja sa oled väga tubli olnud, sa oled ennast kokku võtnud, sa oled seisnud enda eest.
võib-olla on ülemus olnud imelik või võib-olla lihtsalt liiga palju tööd. Mõõdukus lihtsalt tagurpidi ongi, et minu kannatlikkus hakkab katkema. Millal minu õnn mulle tuleb? No, hea uudis on see, et see tuleb aprillis. Kusjuures väga tugevalt on seotud selle aasta aprill, septembri ja oktoobriga sellel aastal ja detsembriga. Et väga põnev, et need asjad, mida sa alustad või et käima lükkad nii-öelda aprillikuus, septembris on juba väga-väga hea tasu, eriti kui sa kas siis alustad mingit uut ägedat projekti, hakkad õppima mingit uut asja, et see hakkab sulle raha sisse tooma. Septembris sul on raha nagu muda, et see on nagu väga-väga hea kaart, see müntid 9 igatspidi. Aga lihtsalt sul tuleb natukene olla isepäisem, võib-olla kedagi ka enda elust nii-öelda ära lõigata. Nii nagu võtta taivel ka me lõikame ära need natukene mädanenud lehed või oksad, või et need, mis on kuivanud ja niikuinii sa näed, et see on kärbumas. Mida julgemalt sa võib-olla selliseid, natuke on nagu tore tuttav, aga ma ei tea, et ta paneb mind nagu veits halvasti tundma, või et ei ole ikka päris nagu see, et samamoodi nii nagu me taimel lõikame need lehed või need oksad ära, mis on närbumas, mädanemas või kuivamas, samamoodi me võiks aprillikuu jooksul valik number 1 ka seda tööd enda suhetes teha. On need sõbrad või töökaaslased või kes iganes meie elus, võib-olla ka mingid tegevused, et see võib olla ka näiteks tegevused, mis meid enam ei toida, äkki sulle ei meeldi see trenn enam, mis sa teed. Lõikame ära selle, nii nagu sellel taimel sa lõikad selle lehe ära, et taimisus siis saab kuskilt mujalt veelgi parema lehe ajada välja. Et selle kuu jooksul võiks terve oma elu niimoodi üle vaadata. Äkki mulle ei meeldi see trenn, äkki ma tahan hoopis uut soengut, äkki mulle ei meeldi enam see asi. Ja võt selline uuenduskuur tuleb väga-väga kasuks või et kulub marjaks nii-öelda ära, et see, kohe kui me lõikame taimel ühe selle mõttetu osa ära, kohe tal hakkab kuskilt mujalt midagi head tulema. Et see on ka nagu üks selline sümbol, mida ma oma peas praegu hästi nagu näen. Õiglusega tasub ka, kui on töökoha vahetus teemaks. Õiglus õigetpidi on väga hea leping. Ta on hea kaart laenu võtmiseks, ta on hea kaart nagu sellised kodulaenud, igasugused kindlustused üle vaadata ja võib-olla lepinguid uuendada. Õiglus on väga hea kaart ka siis abiellumiseks, ka suhtesse astumiseks ja liitude sõlmimiseks, koostööpartnerid, lepingud nagu selles vallas. Töölepinguna on ta väga-väga soodne, sest õiglus õigetpidi tähendab seda, et mõlemad osapooled on rahul. Leping on õiglane, igasugused suuremad ka ostud, müügid, kinnisvaratehingud, müügid väga-väga head on selles siis õigluses. Kui sul on pooleli kohtuvaidlus kellegagi või et on lihtsalt mingisugused varade jagamised, pärandi jagamised, laste hooldusõiguste jagamised, igasugused sellised asjad, legaalsed teemad, seadusandlus ja seadused ja sellised suuremad süsteemid, eks ole, et seda siis õigluse kaart nagu puudutab ja tähendab endas. Sul läheb kõik hästi. Õiglus õigetpidi indikeerib, et sina võidad või lõpptulemus on selline, mis sulle väga sobib ja meeldib. Ehk siis lihtsalt ma näen, et see mõõdukuse kaardis tagurpidi mingil määral seda pinget veel nagu selles kuus on, et võivad olla mingid ajapunktid, mingid päevad, kus sa tõesti tunned, et sa oled plahvatusohtlik. Keegi käib sulle pinda, on see ülemus, on see lihtsalt töökoht, on see lihtsalt palju tööd, on see lihtsalt, et väsinud, midagi meid häirib selles õigluses tagurpidi. Ja need ajapunktid, nüüd sa saad harjutada ühte väga lahedat asja, suu kinnihoidmist. Mõõdukusega tagurpidi, kus me lähme lappama omadega ja me võime öelda väga-väga negatiivselt ja väga-väga halvasti selle hetke emotsiooni pealt. Me võime ka teha otsuseid, mida me pärast kahetseme. Seega, kui sul on, ma näen, et siuke 5 päeva selles kuus, kus on tõesti nagu selline, et katus sõidab ja mul on kõigest kõrini, ma olen vihane, eks ole, kõik on mulle vastukarve, see häirib mind ja need võivad olla selle kuu jooksul nagu täiesti nagu eraldiseisvad, et see ei ole ainult 1 nädal, et see võib olla näiteks iga paari päeva tagant võib selline hoog üle käia. Miks see hoog meist nagu üle käib? Sa lased lahti viimast seda kõik see õppetund, mis on olnud oktoobrist alates kuni märtsi lõpuni, kogu see raske periood, sa lased viimast auru ja viimast traumat endast välja. Et see ületöötamine, see ülepinge, kõrge pinge nii-öelda. Ma soovitan olla ka üsna ettevaatlik, igasugused elektriga seotud
süsteemi, teavad, et natukene pingeline kaart on see mõõdukuse kaart tagurpidi ja mõõdukus tema peab harjutama seda, et isegi kui mind viiakse täiesti endast välja, ma ikkagi jään nagu vaikseks, ma ei hakka kohe nagu plämisema, et ma võin pärast kahetseda, ma säilitan tasakaalu. Et isegi kui see on raske, ma ka siis jään nagu rahulikuks ja see toob talle selle edu ja see toob talle võidu. Väga-väga ägedad kaardid kusjuures, et sul on siin need peamised, need 3 kaarti ka hästi selle mõõdukusega seotud. Räägime sellest. Merihobuhing. Siin kaardi all on ka kirjas niimoodi, et oota ja vaata. Vaatan, mis saab. Järgmine kaart räägib kannatlikkusest, kannatlikkus on siin peal suurelt kirjas ja siis kohe järgi tuleb lähitulevikus. Ja mõõdukus on ka kannatlikkuse etalon. Ehk siis mul on tunne, et sa oled midagi soovinud enda ellu saada, manifesteerida, rohkem raha, parem töökoht, eluarmastus, uus kodu, äge reis, et sul on ägedad nagu unistused või et sa oskad tegelikult väga-väga hästi manifesteerida. Sa oled seda teinud eelmise aasta sügisest alates ja kuidagi nagu ei tule ja ei tule ja ei tule ja ei tule. Sulle antakse sõnum, et aeg ei olnudki veel õige, sa ise ka ei olnud selleks veel valmis. Sul olid mingid vanad jamad ja vanad asjad, vanad suhted, vanad traumad, vana solvumine, vana emotsioon. Sul oli enda seest lahti laskmata. Kui sulle oleks antud see eluunistus, see oleks sinu närvisüsteemi veel rohkem endast nagu välja viinud või et ebastabiilseks nagu sind teinud. Et sul ei saanud seda veel anda, aga see tuleb lähitulevikus, nagu see kaart ka siis ütleb. See võib olla aprilli lõpp, see võib olla maikuu, see võib olla paar kuud, aga tead, et head asjad, mõõdukuse üks tähendusi on ka see, et head asjad on ootamist nagu väärt. Et ma saan aru, et sa oled kaua oodanud, absoluutselt, ma näen seda pinget siin. Aga võib-olla ka suhetes on ka nagu see, et oota ja vaata, et see paarisuhete ja romantiliste suhete kasvamine ja areng selles karikate rüütlis ja narris. Hästi vesised kaardid ka on siin, see merihobu on vesine, karikate 4 on hästi selline merineitsi, on kuidagi pärlitega siin vee all. Karikate rüütel on väga-väga vesine kaart, et vesi on ääretult selline emotsioonid ja suhted ja süda ja hing ja armastus ja sügavus meie sees ja meie elus. Et vallalised, see õige inimene, see, kes tõesti armastab meid jäägitult ja igavesti, see inimene on ootamist väärt. Sinul palutakse vahepeal mitte pingesse minna teda oodates ja mitte lihtsalt istuda kodus ja kus ta nüüd siis on, vaid et pigem selles narrikaardis elada enda elu väga julgelt ja rõõmuga. Reisida, käia kontserdil, käia peol, käia restoranis väljas sõpradega, pidu panna, festivalile minna, ägedad trennid, uued ägedad hobid, õpingud. Et mida julgemalt sa elad, narrikaardis julge hundi rind on rasvane, julge hind. Julge hundi rind on rasvane ja kes ei riski šampust ei joo. Ehk siis mida nagu kuidagi sellisemas liikuvamas ja ägedamas energias sa ise oled, seda rohkem see vesine imeilus armastus hakkab ka sinu ellu nagu voolama. Et see võib olla veega seotud, et kas sa kohtud temaga kuskil mere ääres või et seal on veega, et on kas selle koha nimi on kuidagi veega seotud, et päris huvitav, et siin on väga palju vee nagu sümboleid, et merineitsi, merihobu, pärlid, merikarbid kuidagi minu silme eest läbi jooksevad, et päris huvitav, et see mere ja vee sümboolika nii-öelda on see, kas see võib olla ka siis lihtsalt merikarp näiteks, mis sa näed. See võib olla väga suur märguanne sulle, et kuidas see enda tulevase väga-väga ägeda partneriga siis kohtud. Ja minu soovitus sulle on väga julgelt kinni haarata kõigest uuest, mis elu sulle pakub, sest sinu peamine esimene kaart on siiski karikate 4 õigetspidi. Siin on mitu sõnumit, mis kohe mulle pähe tulevad ja esimene asi nendest on kindlasti see, et kui sa tunned, et sa oled käest lasknud mingisuguse võimaluse, võib-olla 4 aastat tagasi, 3 aastat tagasi, 4 aastat tagasi või võib-olla aasta või võib-olla rohkem. Ja eriti ma tunnetan, et see on seotud, see võib olla osadele teist töökarjäär, aga väga tugevalt nagu suhetega seotud, et kui sul on tunne, et sa ei julgenud midagi ära teha või et see suhe nagu lagunes või et sa liiga kiiresti eemaldusid temast või midagi nagu ei tulnud välja või et sa oled jäänud nagu midagi
kahetsema, et ma oleksin pidanud tublim olema või et julgem või et ma oleks ikka pidanud selle elumuutuse ikka ära tegema. Et mul on tunne, et sulle antakse selle aprillikuu jooksul uus võimalus. Et mitte, et ma soovitaksin kellegi enda mõttetut eksi minevikus tagasi hakata võtsma, vaid pigem see uus võimalus võib tulla täiesti nagu uue inimese läbi või et uues kuues või et uue töökoha läbi või et uus idee. Et see, mida sa varem nagu kas sul ei olnud aega või et energiat või et sa ei julgenud või et ei jaksanud tõesti nagu mingisugust suurt ägedat asja elus nagu ära teha või alustada, karikate 4 sulle pakutakse uut võimalust. Ja narrikaardis, ma näen, et sa väga julgelt ilusasti oskad ka seda näha ja ka sellest kinni haarata. Teine asi, karikate 4 on nagu selline, et me peame ise endast natuke üle saama. Karikate 4 tähendus on see, et universum pakub hõbe kandiku peal midagi head meile, uus äge töökoht õigluse kaardis, rohkem raha, müntide 9, elu armastus karikate rüütlis, uus kodu, uus elukoht, uued ägedad ettevõtmised, põnev elu narrikaardis. Karikate 4 meile justkui nagu pakutakse seda, millest me oleme ammu unistanud. Ammu ilma tahaksin seda asja saada. Karikate 4 ongi see, et palun, siin on see ja mida meie karikate 4 teeme, ma ikka ei tea ja äkki ikka ei ole päris õige ja mul ikka ei ole aega, küll ma nagu kunagi teen seda või et homme teen või et me natuke nagu jonnime või et punnime vastu või taha või vingume ja viriseme natuke liiga palju ja lükkame asju kogu aeg edasi, tõukame selle hea asja tegelikult ära, sest me ei näe, et see ongi see asi, mida ma olen endale nii kaua aega tahtnud. Ehk siis ma soovitan avasüli kõik võtta vastu, mis su ellu nagu tuleb. Muidugi natuke tuleb ka jälgida seda mõõdukust tagurpidi, kui sul on see pinge sinu sees. Jah, sa ei jaksa ega jõuagi uusi asju teha, maga ennast välja, puhka laeakud täis, eks ole, et me ei pea nagu üle pingutama. Aga karikate 4 on väga-väga külluslik kaart. Sulle pakutakse see isegi selle kuu jooksul, ma näen, mitu korda visatakse sulle midagi head nagu ette, et sul tuleb lihtsalt hakata rohkem nagu kinni haarma, mitte nii venima, mitte edasi lükkama ja mitte nagu kuidagi, et ma olen ikka nii väsinud ja mul ikka ei ole aega, mul on ikka need tööasjad, eks ole, et me hästi nagu kuidagi oskame mitte teha, või et oskame leida vabandusi, miks ma ei saa praegu seda asja teha. Ja tihti, miks me seda karikate 4 ka teeme, on see, et me ei näe selle väärtust, et me arvame, et see on mõttetu. Mõttetu, ma ei lähe välja täna, aga tegelikult just oleksid pidanud minema, et karikate 4 on selline kaart, aga usume, neid võimalusi siis hakatakse meile uuesti pakkuma, millest ma kunagi võib-olla ka siis noorena, et see ei pruugi olla 4 aastat tagasi või et paar aastat tagasi, et see võib olla ka näiteks mitmekümneid aastaid tagasi, et noorena me ei julgenud justkui nagu teha midagi ja nüüd tuleb see nagu kuidagi see hull julgus selles narris nagu peale, et et ma alustangi või et ma teengi ära. Et väga-väga põnev. Ja sul on ka kaitseinglite kaardipakis selguse ingel, siis väljas see on kaart number 5. Ja see klaarsus ja selgus, et nüüd ma tean, mida ma elus tahan. Nüüd ma saan aru, mis ma tegema pean. Nüüd ma saan aru, kellega ma tahan koos olla. Nüüd ma saan aru, kuidas mu töökarjäär hakkab edasi minema. Ma näen, et selle kuu lõpus on väga-väga selline ilus ja särav ja rahulik ja selline mõnus ja sume tunne, et selle kuu algus võib olla veel nagu pingeline mõõdukuses tagurpidi. Jah, sa oled olnud kannatlik ja su tuleb veel olla natuke aega kannatlik, kuna sul on 4 kannatlikkuse kaarti siin väljas. Jah, sul on kõrini ootamisest, aga ootamise, et see on ka seda nagu väärt, et sa saad enda selle auhinna väga-väga ilusti selle eest ka. Ja mulle meeldib, et selle klaarsuse nagu see, et ma nüüd näen, või et väga-väga selgelt, eks ole, et mida ma elus tahan. Esiteks siin on sellised roosad pungad, roosad lilled, roosad pungad, et see meenutab mulle ka natuke neid kevadel, vaata osadel puudel hakkavad need roosad õied õitsema. Ja see, kui sa näed puud või põõsast või lille, ma isegi tahan öelda, et see rohkem nagu puu, vaata on need kirsipuud või õunapuud või et miski hakkab nagu hästi roosalt õitsema. Kui sa näed seda, siis vaata seda puud ja nagu mõtle selle peale, võta korraks hetke seisa ja mõtle selle peale, et mis oli see põhimure, millele sa üritasid lahendust leida, et see puu tuleb, et kuidagi täpselt sellel hetkel su silme ette, kui sa hakkad tabama seda lahendust. Nüüd ma saan aru, miks see nii oli ja mida ma nüüd tegema pean. Vaata see, et see klaarsus hakkab tegema, et selle
roosade õite nägemisest, mis on väga huvitav. Teine sümbol on sellel kaardil liblikad ja liblikad räägivad sotsiaalsusest minu jaoks alati. Uued lahedad sõbrad, kellega pläkutada koos. Liblikad on hästi sellised, et nad lendavad õielt õiele ja on tegelikult hästi nagu selline tore märk, et ka siis ümbersünnist muutusest on ju, et me ei ole enam see rööviku, või isegi mitte rööviku, et ma tunnen, et kuna sa oled pidanud 6 kuud nagu kuidagi kookonis olema või et nukkuma, eks ole, et võib-olla sa oled väga palju olnud kodus, võib-olla on tervis ka ei ole päris hea olnud, on ju, et nüüd tuleb sellest nukust see liblikas välja, eriti kuu lõpupoole, eriti kuu nagu viimased päevad ma väga-väga tugevalt ka seda siis tunnete. Et räägime ka sellest kannatlikkuse kaardist, et siin on siis pealkirjas niimoodi. Praegu on aeg õppida ja koguda informatsiooni. Naudi seda tunnet olla õpilase rollis, sest tulevikus see, mida sa õpid, aitab sul siis panna selle teadmise kas siis rahaks või et sa paned selle väga-väga hästi töösse. Ehk siis, kui sa oled mõelnud selle peale, et sa tahaksid koolitada ennast või kursusele minna või õppida midagi, vahet ei ole, kas on su tööga seotud, kas on üldse mingi uus eriala ümber õppida, et see võib olla ka väike kursus, see võib olla ka, et ma õpin uut trenni tegema või et uus spordiala või et õpin maalima või laulma või et instrumenti mängima või et õpin näiteks uut toitu tegema, et arengut ja õppimist on väga-väga palju, et isegi ma tahaks minna sammu võrra kaugemale selles kaardis ja öelda, et paljudest teist saavad nagu õpilasest saab õpetaja, et sa oled enda eluga jõudnud või et teatud valdkonnas, teatud tasemeni, kus sul on sügisel on aeg hakata enda teadmist edasi andma, et sa hetkel kogudki neid viimaseid õppetunde veel või et viimast infot nagu kokku, et kuna siin all on kohe september-oktoober, eks ole, et ta on siis sellega ka väga-väga tugevalt seotud või siis praegu sa ei tunne tõmmet õppimise poole, aga näiteks suve lõpus, sügise alguses hakkad nagu tundma. Ja meil on ka siis armastus- ja paarisuhete kaardipakis südameasjad. Ja siin on toimumas enamat kui silmaga märgata või näha. Ehk siis vallalised, kui te hakkate armuma, jällegi vesi ja vee sümbolid on kuidagi väga-väga olulised siin. Eriti pärl ja merihopu ja merineits ja merikarp ja kuidagi sellised sümbolid. Ja mul on tunne, et sa alguses võib-olla ei pruugi isegi märgata või näha, et tema on just see. Sest siin ka see kaart ütleb meile seda, et siin toimub enamat kui alguses nagu näha või et alguses sa isegi ei märka või et oli tore vestlus, aga ma ei mõtle isegi enam sellele ja siis hakkab sealt kuidagi midagi edasi susisema ja arenema, sest karikate rüütel on see prints või printsess valgel hobusel, kes meie ellu tuleb, aga te olete mõlemad üsna ettevaatlikud, kuna see kaart on tagurpidi siis selline, et me kahtlustame, meil on ka siis raske ennast avada, et natuke kuulen enda peas ka lause, et algul ei saa vedama, pärast ei saa pidama, et natukene võib olla see algus selline imelik või konarlik, aga ära lase sellest ennast nagu üldse kuidagi rajalt välja nii-öelda viia, eks ole, et anna ikkagi võimalus, rahune ise ka maha, et sul on turvaline armuda ja kui sa oled suhtes, et kui meil tulevad sellised kaardid välja, et siin toimub enamat kui silmaga näha, kui sul on kõhutunne, midagi häirib, kripeldab või et sa tahaksid millestki nagu rääkida või et see on nagu tunne, et mis siin toimub, on ju, et usalda oma seda kõhutunnet, ja see eriti veel kuna sellel kaardil on siis kujutatud inimest magamas ja siis selline värvikas unenägu on siin tema pea kohal. Et mul on tunne, et sa näed unes enda partneri kohta või et suhte kohta või et midagi, eks ole, mis siis kas siis kinnitab sinu kõhutunnet, et ära ignoreeri enda unenägusid, ära ignoreeri enda kõhutunnet, ära pühi asju vaiba alla, et me ikkagi peaksime need päevavalgele tooma ja et kui me millestki unistame, et see unenäod ja unistused on omadega väga-väga seotud, et kui me millestki unistame, et siis me peaksime ka need unistusi hakkama väikeste pisikaste sammudega siis reaalsuseks tegema, et kes on suhtes narr võib ennustada meile näiteks uut elukohta või keegi saab uue töökoha, väga head rahakaardid, et järsku saamegi raha kokku siis ootamatult, et laenu võtta või et endale uus kodu osta, et siin on tegelikult väga-väga äge nagu selline ka siis sümbol, et unistused või unenäod saavadki reaalsuseks, et väga-väga siis ilus. Ja valik number 1, võtame siis sinu selle kui olulised tähemärgid, kuigi siin laua peal karikate rüütel on siis kõik
veemärgid, vähk, skorpion, kalad, mõõdukus, ambur, õiglus, kaalud. Ja lisaks meil on siis vähk uuesti, maa tunnen ja skorpion, maa muutun või et maa transformeerin. Väga äge. Ja valik number 1, võtame siis sinu aprillikuu olulised kuupäevad ka siit kausikesest välja. No see tahtis ka tulla, et mis on siis olulised ajapunktid selle kuu vältel. Esimene on meil 6. aprill, siis on meil 29. aprill, 22. aprill, 24. aprill, 19. aprill, 26. ja viimane on meil 9. Väga huvitav, meil on 6., 9., 19., 22., 24., 26. ja 29. aprill. Vot niimoodi valik number 1 ja siis oli sulle, kui sulle see lugemine meeldis, sa võid ka vaadata tiiutarots.ee, seal on ka väga palju videoid mulle tehtud, et kui sa soovid midagi lisaks veel vaadata või et mõni videoteema siis sinuga haakub, mul on väga suur rõõm ja hea meel, kui sa ka seal videoid vaatad ja suur aitäh sulle, kui sa oled seda juba teinud, et valik number 1, ma loodan, et see tuleb hästi põnev ja vinge, vägev ja vahva aprillikuu. Ma loodan, et kõik sinu soovid ja unistused täituvad. Suur aitäh sulle ka seda videot vaatamast, kuulamast ja kohtume sinuga juba järgmises videos. Tšau! Valik number 2, tere tulemast, kui sa valisid need imeilusad punase ja roosaka kivikese. Vaatame siis, mis on aprillikuul sinu jaoks varuks, mida sa pead teadma ja mis on sinu ellu tulemas. Esimene kaart on meil sauades 7 tagurpidi, väga hea algus on juba tehtud. Siis on meil kaitseinglite kaardipakist kaart number 2, see on tasakaalu balansi ingel. Meil on loomahingede kaardipakist kaart number 55 ja see on maohing ja sorry kohe kõigile, kes madusid kardavad. See kaart räägib tervenemisest ja see ei ole ka ilmaasjata, et madu on ju ka meditsiini sümbol, on ju, et tervise paremaks muutumine, tervenemine suhetes, rahaliselt igas nagu vormis, et madu on ka iidne tarkus, on ju, et väga ilus kaart, et teie hirme kohe nagu leevendada siin. Siis on meil kaart, mis räägib siis enda standardite tõstmisest ja endale parima soovimisest. Meil on ka siis kaart, mis ütleb lihtsalt tegutse. Armastuse ja paarisuhete kaardipakist kaart number 35 ja kõnele armastuse keelt, väga põnev. Taros kuu õigetspidi, mõõkatähs õigetspidi, erak õigetspidi, karikate 8 õigetspidi ja keisrinna õigetspidi. Ja siin valik number 2 on siis ka sinu selle kuu olulised tähemärgid, et need siis võtame välja sinuga koos lugemise lõpus, et sul oleks ka põnevalt midagi ees oodata. Aga üldiselt, mis siin toimub? No siin on justkui nagu natuke kõike, et kõige mesimagusam kaart jäigi meil nagu kõige viimaseks, et keisrinna õigetspidi, see on armastus, see on raha, keisrinnas õigetpidi meil on kõik väga hästi, et kuu lõpp on sul juba väga ilus ja millega sa tegeled, valik number 2, see terve selle siis aprillikuu vältel on tegelikult maha rahunemine, pingest vabanemine, stress läheb ära, endal on kuidagi rohkem sellist heaolu, rõõmu, asjad on rahulikumad, asjad saavad paika, asjad saavad korda, kuidagi väga selline, et mitte ainult sa ei sorteeri oma elu ära, et ma näen millegipärast oma peas nagu kaste, et sellised pruunid pappkastid, et sa nagu sorteerid oma elu, kes on oluline mulle, kes mitte, millised suhted jäävad mu ellu, mis läheb minema, et nii nagu me sorteerime oma kappe näiteks, vaata, et mis riided jätan, mis riided lähevad kuskile taaskasutusse või prügikasti, on ju, et mul on tunne, et sa väga, mitte et sa lahterdaks oma elu või et kuidagi kategooriatesse seaks, see on nagu selline mõnus kevadine puhastuskuur, et mõttetud tegevused, mõttetu energia, see hakkab meie elust nagu kaduma ja meile näidatakse tegelikult, mis on tähtis või et me leiame nendest kastidest üles mingisugused ununenud aarded, mille me oleme ammu ära unustanud, aga kuskil kapi põhjas see meil oli ja see muutub palju olulisemaks,
kui see, mis võib olla viimased 6 kuud, 7 kuud, 8 kuud, aasta, 3 aastat, 4 aastat, 5 aastat üldse on olnud. Et väga-väga huvitav sümbol, et kraamides oma nii-öelda kappe, et see sümbol on tegelikult meie enda keha ja meie enda hing ja meie enda elu, et meie seest hakkame nagu kraamima, korrastama, tervendama, vana jama ja soppa ära viskama, eks ole, puhastama, et kui kapid saavad kõik puhtaks, tõmbame lapiga üle ja kohe on siuke värske tunne, onju. Et sa puhastad ennast ja oma elu nii hästi ära, et aga need asjad, mis sealt hakkavad siis välja tulema, et kogu nende tolmurullide ja vana kola vahelt tulevad mingisugused aarded, mis sa olid ära unustanud, et sinu sees on üldse olemas. See võib olla seotud väga tugevalt ka siis paljudele teist loominguga, sest keisrinna ja kuu, vaata keisrinna on ääretult, siin on nii palju erinevaid sõnumeid, mis kohe mulle tulevad, ma kogun oma mõtteid korraks, et keisrinna on seotud loominguga, kunstidega, see kuu samamoodi, et on nagu kaasasündinud anne, et olla laulja või muusik või luua muusikat või et maalida, joonistada, disainida riideid näiteks, et midagi, mida sulle näiteks noorena meeldis teha või et väiksena sa mõtlesid, et sa tahad kellekski saada ja nüüd sa hakkadki seda tegema, sulle antakse märku selle kuu jooksul korduvalt ja aina tungivamalt, et kuule, et sa hakkad nüüd seda tegema. Nüüd on aeg see eluunistus ära teha, et see talent justkui, mis on meile nagu kaasa antud või et kaasasündinud annet tähendab ka siis, et see hakkab siis avalduma meist. Kui see ei ole looming, kui sa tunned, et see sinuga ei haakunud, siis see on kindlasti midagi vaimsuse ja esoteerikaga seotud, sellepärast et kuu on vaimsete annete kaart, tervendamine, selgeltnägemine, äkki sa tunned ka tõmmet näiteks tarokaartide poole või et millegi muu poole, kristallid, inglid, kanaldamine. Keisrinna on loomuomane kanaldaja ja keisrinna on ka terapeut või psühholoog või keegi, kes kuulab ära alati teise inimese ja kuukaart lisab sellele lihtsalt natuke vaimsema ja esoteerilisema võnke. Et kui ja erak on seotud ka õpingutega, õppimisega, et kui sa tunned tõmmet, et sa tahad nüüd kas siis aprillis või siis septembris, et väga tugevalt sul on hästi huvitavalt seotud aprill septembriga, sest sul on 2 septembri kaarti siin väljas, august on nende vahel, mis on ka veel nagu selline põnev vööde on ju siia, et need asjad, mida sa võib-olla aprillis alustad, siis kannavad vilja august-september või siis need ideed, mida sa või et mõtted või et asjad, mida sa manifesteerid, sa võid saada august ja eriti september või et kui sa kevadel ei taha kooli minna, õppima minna, see teema võib uuesti siis üles kerkida august-september ja mis asi see võiks veel olla, mis aarde sa sealt kapi nurgast kastist üles leiad, et Mao kaardi all on erak. Erak räägib ka tervendamisest ja tervenemisest ja tervisest. Võib-olla sa tahad õppida näiteks toitumisnõustajaks, võib-olla sa tahad õppida meditsiini või õeks, eks ole, võib-olla sa tahad arstiks saada või võib-olla sa leiad enda viisi, kuidas sina oskad tervendada inimesi või iseennast. See võib olla näiteks kristallid või reiki või muusika või et mis iganes kaudu. Et erak on ka seotud meditsiiniga ja meie kehaga, ta on maa siis elemendi kaart ja maa on alati seotud rahaga, tööga, aga ka erakus eriti nagu kehaga ka ja see madu samamoodi. Kui sul on olnud tervisega mure või häda ja isegi ma näen, et viimased paar kuud, eriti kui see oli sul märtsis näiteks vaimne tervis, füüsiline tervis, see võis olla viimased aasta või isegi paar aastat, kui on olnud raske, vastik, keeruline või et sa lihtsalt tunned, et su keha ei ole see, mis ta on nagu olnud, selle kuu jooksul tekib väga palju tervenemist. Sa pead ise ka olema rohkem avatud sellele, ära ripu nii 10 küünega selle küljes, et enda haiguse või enda nagu sellise raske negatiivse mustri või et mineviku küljes, jah, aga mul oli ikka ju see haigus ja see valu. Mida rohkem sa ära unustad nagu seda või et lahti lased, seda kiiremini meie keha saab ka uude siis võnkesse minna, aga iga haigus ja ka iga seisund, mida meie keha nagu läbib, see on vajalik meile, see on mingisugune õppetund, märguanne ja erak on ju kaardipaki kõige suurem õppimise kaart. Õppimine ja areng, ta võib olla väga akadeemiline õppimine, ta võib olla ka õpetamine. Ehk siis sa oled, osadele teist on ka see sõnum selline, et sa oled enda elus teatud valdkonnas, on see karjäär, on see näiteks mingi vaimne
praktika on see näiteks suheteski, et sa oled nii palju läbi teinud ja kogenud, et sul on ka ilus anne hakata edaspidi aitama sellega teisi. Sest keisrinna, ta on nagu kõige suurema südamega kaardipakis. Keisrinnal on nii tohutu siis empaatiavõime. Mul on tunne, et valik number 2, sa lihtsalt näed inimesi nii hästi läbi, sa tunned nende tundeid, nende emotsioone, kui sõber tuleb, ütleb, et tal jalg valutab, sul hakkab ka kohe jalg valutama. See ongi tõeline empaatiavõime, et me niimoodi võtame teise energiat nagu enda kanda või et üritame nagu aidata. Ja keisrinnakaardi üks suur õppetund on ka, et me ei pea kogu aeg aitama teisi, et meil tuleb õppida aitama ka iseennast. Me ei saa enam teiste karikasse valada, kui meie enda oma on tühi, siis ei saa keegi enam mitte midagi. Ja see kuu õpetabki sulle seda, või et ma tunnen, et märtsikuu ka, et kuu on ju märtsi energia, keisrinna samamoodi, aga keisrinna on ka september, et väga huvitaval kombel see kevad ja sügis on omavahel hästi nagu seotud. Ja võib-olla see madal hetk ja see tohutu, vaata enda vaimsel teekonnal või et on see mingi haigus, on see suhe, on see rahaasjad, et me ikka läbime vaata sellised tõusud ja mõõnad. Ja see kõige vastiku madal hetk ja see mõõnahetk võiski olla märts teie jaoks, et see tõesti pime, vaata valgus ja vari, et ma näen nagu must ja valge värv oma silmade ees ja need käivadki üles selle ja need käivadki kõik asja juurde, elu juurde, et sa oled välja tulemas väga sügavast madalseisust, et see võib olla ka nagu selline vaimne tunne, et ma lihtsalt olen tühjaks pigistatud, et ma enam ei jaksa, et mul on raske, et aprillikuu jooksul asjad tõesti stabiliseeruvad, sa ise ka tervened, aga see õpetas sulle midagi. See madal seis ja see raske hetk, kus olid tõesti, sul oli selline tunne, et ma enam ei suuda, see tegelikult õpetas sulle väga palju ja see oli, et lõpuks sa saad aru, et sul oli vaja see elada läbi või et enda omal nahal teha läbi. Erak ongi selline kaart, mis alati kõik õpib omal nahal. Kõik raskused ja kõik vastikud suhted, kõik ta teeb läbi selleks, et areneda ja õppida. Ja et mõnikord me õpime nagu seda, et ma ei lase mitte kunagi endal sinna tagasi vajuda. Et ma väärtustan ennast nüüd rahaliselt, tööalaselt, ma ei lepi enam mõttetu töökohaga, mõttetu ülemusega, ma ka väärtustan ennast paarisuhetes, sõprussuhetes, ma ei lase kellelgi ennast mõjutada, pähe istuda, halvasti kohelda, et keisrinna on ääretu enesearmastus, enese poputamine, hellitamine, eneseväärtus, et me pidime selle mõõnahetke tegema läbi, et kohtuda enda kõige sügaval, kõige mustemas ja pimedamas kohas iseendaga. See on väga oluline koht meist, et ja siin on ääretult palju tervenemist teile selles kuus. Nii nagu loodus hakkab ärkama ja tärkama, kõik puudel hakkavad pungad minema roheliseks ja lilled hakkavad õitsema, niimoodi sina ka täpselt samamoodi looduse rütmis. Nii nagu see on ette nähtud, et sa kuidagi muutud aina rõõmsamaks, tasakaalukamaks, aga sinus on uus sügavus. Sa oled nii sügaval kohas käinud ära enda elus, et sinusse on tekkinud täiesti uus mõistmine maailmast, mida paljudel võib-olla ei olegi. Või et nad ei ole lihtsalt soovinud seda sama õppetundi teha siis nii intensiivselt läbi, nagu sina soovisid. Ja see on väga ilus, sellepärast, et mida rohkem vari ongi tegelikult valgus. Valgustumine ongi otsa vaatamine oma kõige vastikumale, tumedamale varjule. Ja need inimesed, kes julgevad seda teha, nemad ka kõige kiiremini ka siis hinge teekonnal edasi arenevad. Lihtsalt iga hing valib endale ise oma elu ja enda saatuse. Ma tahan lihtsalt öelda seda, et keisrinna kaardis poputa ennast hästi palju selles kuus. Uus soeng, värvin ära juuksed, küüned, uued riided, massaaž, toit, mõnusalt lihtsalt veedan aega, jalutan looduses, teen sporti, teen asju, mis mulle meeldivad, mis meeldivad mu kehale. Keisrinna ja erak on väga tugevalt kehaga seotud ja see on väga kehakuu sinu jaoks. Toitumine, uni, liikumine, massaaž oleks väga hea teile, et nagu kuluta raha enda peale, poputa ennast, hellita ennast, sa oled nagu seda väärt, et keisrinna ongi nagu selline enesearmastus ja enesehoolitsus, erak on tervis ja kuu on meie nagu selline siseelu ja see
vaimsete annete pool nii-öelda meis endas, et need 3 suurt kaarti on siin all ja kõik kaardid õiget pidi ka, mis on väga hea märk, on ju, et väga ilus kuu. Mulle meeldib, et sul ka see terve kuu või et lugemine algab sauade 7 tagurpidi. Tead, miks on hea kaart tagurpidi või? Eriti nendele, kes on rapsinud räigelt, kaua ja räigelt palju, et sauade 7 on selline hambad ristis edasi. Mitte miski mind ei murra. Ma olen peatumatu, vankumatu, isegi kui on raske, pime, vastik, ma ei suuda enam, ma ikka lähen edasi, ma võitlen kõige eest enda elus ja ta on tõesti, sul on nii tugev selgroog, et siin on ääretult intensiivsed kaardid, on ju. Ja sauade 7 tagurpidi tähendab seda arusaamist, et ma ei pea asjade eest siin elus enam võitlema, ega pinges olema, ega üle pingutama, ega hambad ristis rassima. Äkki ma saan kergemini ka. Ja et ma ei taha enam seda elu elada või et ma ei taha enam, et kõik on nii raske ja nii vaevaline. Ja kohe, kui see klõps meis ära käib ja see sauade 7 ennast tagurpidi keerab, siis hakkavadki asjad tulema kergemalt. Ja sinu elus nüüd sellest kuust alates sa hakkad harjutama väga ilusasti vastuvõtmist lihtsalt niisama. Keisrinna ka seda tähendab, kusjuures esimene kaart ja viimane kaart omavahel väga ilusasti seotud. Et ma ei tee mitte midagi ja ikka raha tuleb, ikka armastus tuleb, ikka elu on ilus, ikka mulle antakse veel ja veel lahedaid asju. Ma ei pea välja teenima, ära teenima, rügama, kõike kogu aeg tegema, aitama, eks ole. Et see sauade 7 kaart tagurpidi siis nagu indikeerib ka maharahunemist, puhkust. Meie enda peas on lihtsalt käinud see klõps ära, et ma ei taidle enam ka osade inimestega või võib-olla, et kui sul on olnud tülid või et ülemus on pinda käinud või töökaaslased, et mõnikord sauade 7 indikeerib ka agressiivseid inimesi meie elus, kes elavad ennast meie peal välja või tülitsevad või et on pinges. Et sauade 7 tagurpidi lihtsalt tähendab seda, et ka see tüli kaob ära, see inimene lihtsalt kaob ära või et ta jätab meid rahule või et see pinge või et see tüli, see agressiivsus ka nagu kaob. Ja me saame nagu kuidagi Hakuna Matata lihtsalt kuidagi maha rahuneda, lihtsalt naudida ja lihtsalt olla ja lihtsalt elada. Et sul tuleb ka kohe järgi siis kaitseinglite kaardipakist siis tasakaalu ja balansi siis ingel, aga selles kaardis on seda rohkem kujutatud niimoodi, et kõik meie eluvaldkonnad on tasakaalus, nii nagu selle pildi peal siis ka, nii et siin seisab inimene. Ja siin on see kodu ja pere ja suhted ja armastus ja siin on ka see aeg ja siht ja kompass ja siin on see rahakott ja rahasummad ja siin on veel muud hobid ja trennid ja ettevõtmised ja toidupoes on vaja käia, seda on vaja teha, toda on vaja teha ja reisile tahaks ka minna, päevitus, need rannariided juba siin kuidagi paistavad, eks. Et mul on tunne, et sa saad enda elu tagasi balanssi või et mitte ükski asi ei võta sult enam nii palju energiat ära, on see siis suhe, mis on võtnud seda ära, on see töö või raha asjad, on see lihtsalt tervis või keha, mis on seda ära võtnud, et selle kaardil ingel hoiab enda käes siis kaalukauss ja kaalukauss on täitsa nagu balansis ja hästi nagu võrdne, et sa saad oma elu tagasi nagu kuidagi korda või sellesse õigesse mõnusasse rütmi ja vaata, see mõnus rütm siis tähendab seda, et mida vähem sa teed, seda edukam sa tegelikult oled. Mida aeglasemalt sa võtad, seda kiiremini sa edasi liigud. See on paradoks, aga see niimoodi on. Sest inimesed, kes kohe kiirustavad ja kiire on, tegelikult kuskile välja ei jõua. Tegelikult me lähme siis aina rohkem stressi ja ma usun, et sa oled ise ka siis omast käest õppinud seda, on ju. Aga mida aeglasemalt ja rahulikumalt, praegu ma ei tegele nende asjadega, mul on oma rütm, oma tempo, seda tegelikumalt kiiremini sa elus edasi arened ka siis hingeliselt ja ka vaimselt. Et see, kuna see inimene hoiab käes portfelli väga paljude asjadega, ta korraga on pidanud tegelema, hakkama saama, ta on väga töökas. Valik number 2, te olete siiski väga töökad, et te ei jää kuskile nagu venima või et jonnima või asju edasi lükkama, et mul on tunne, et te olete ääretult distsiplineeritud inimesed, ja mõõkade äss on siis tasu selle eest. Mõõkade äss on idee, pakkumine, leping, võimalus, uus töökoht, uus äge projekt, koostöö, partnerlus. Mõõkade äss võib olla ka lihtsalt keegi saadab sulle Messengeris või kuskile, et siin on äge reis või siin on äge töökoht või et tahad seda teha. See võib olla ka pakkumine kuskile, et kas sa tahad osa võtta, lähme peole,
kontserdile, mõõkatass on ka ideed, mida teised pakuvad sulle või et sa ise ka nagu kuidagi nagu välk lagi pähe, ma tahan seda teha, ma lähen sinna, ma hakkan seda tegema. Sul on ülipalju ideid ja see nagu mis valdkonnad need on või et mida sa võiks enda eluga teha või et mis talendid sul kõik on, seda on siin all nendes kaartides nagu väga-väga palju. Iga kord, kui ässad tulevad välja, eriti õiget pidi juba väga hea. Ässad on kõik väga head endad ja märgid, ässad on lihtsalt kaardid number 1, et nad avavad ka uue ukse ja mõõgad pigem räägib nagu asja ajamine, ideed, aruandlused, tööd, karjäärid, plaanid elus, ta on pigem nagu selline praktilisem ja loogilisem, et mõõgad on ajuga seotud, mentaalsed kaardid, et nad toovadki ideid ja vestluseid, mõõgad on ka kusjuures kommunikatsioon, eks ole, kas sa õpid ennast paremini väljendama, sa saad mingi hea info, hea pakkumise, et hoia nagu silmad-kõrvad lahti, see võib olla koolitustega seoses, sinu tööga seoses, õpetamisega seoses, vaimsete annetega seoses, see võib olla ka lihtsalt midagi väga sellist luksuslikku ja mõnusat, mida keegi sulle pakub selles keisrinnas, eks ole. Ja karikate 8, sellest kaardist me veel ei ole rääkinud. Karikate 8 on reisimine. Karikate 8 on ka merega väga seotud. Meri ja vesi on väga-väga olulised sellel kaardil ja sellel kuukaardilt mulle ka siis hakkab kohe ka see vesi siin silma, et kuu on muide kalade kaart, et sellel kaardil peabki olema vesi, on loogiline, aga karikate 8. Karikate 8 tähendus on, me liigume kohta, kus me oleme rahul, kohast, kus me enne ei olnud rahul. See võib olla emotsionaalne liikumine, karikad ongi emotsioonid ja suhted, on ju. Tunne meie sees. Tunne võib olla negatiivne, ma olen pahur, pettunud, solvunud, süütunne, häbitunne, viha, kurbus ja me liigume selles kaardis kohta, kus on nagu ilus tunne. Karikate 8 nagu see, et ma jätan selle jama selja taha, mul hakkab palju kergem. Ma liigun kohta, kus mul on rõõm ja küllus ja armastus ja heaolu ja ma olen rahul eluga. Ma olen nagu tõesti selline õnnelik, et karikate 8 läheb ka ennast mõnikord otsima. Mõnikord ta lihtsalt lööb käega ja ütleb, et ma ei viitsi tegeleda selle jamaga enam, ma lähen otsin midagi paremat endale. Karikate 8 võib olla ka füüsiline liikumine, et sellepärast ongi ääretult sobiv kaart reisimiseks. Või sa plaanid mõnda reisi augustisse, septembrisse, väga-väga hea on ka nendes kuudes siis reisile minna. Karikate 8 kolimine, töökoha vahetus, reisimine, et sellised füüsiliselt liikuvad kaardid on ka väga-väga sobivad nagu praktiliselt edasi liikumiseks, et vana uks sulgub ja avan kohe selles mõõkade ässas ka siis uue ukse või et saangi veelgi parema pakkumise. See võib tulla ka läbi sõprade, sest kuu on ka sõpruse kaart, et toetavad inimesed sinu ümber, 1-2 sõpra, kes mängivad ka väga suurt rolli. Ja karikate 8 on nagu siuke eneseotsingud ja enese leidsmine, et mulle meeldib see seljakotiga inimene, kes mägedesse nagu läheb, et kas sa lähed mere äärde, kas sa lähed mägedesse, et kõik on väga-väga äge, et sellel kaardil on kuud kujutatud ning ka sellel kuukaardil suur selline särav lapik kuu, et see täiskuu loomine, kuu faasid ka väga-väga olulised. Kuukaardis pane tähele ka, et mis unenäod sul on või et kes mis seal korduvalt ilmuvad, et kuu on väga esoteeriline kaart ja kuukaardis tihti me saame märke läbi nagu mingisuguste arhetüüpide või et sümbolite saame nagu infot. Mõõkatäss on samasugune, mis on väga huvitav. Mõõkatäss on väga selge ja klaar ja sirgjooneline nagu välk. Siin on see info. Kuu on selline, siin on see number 888 ja siin on see 222 ja mõtle ise, mis see tähendab. Et see on väga huvitav, et kuu on väga müstiline ja salapärane, et me peame nagu kuidagi kõhutunde pealt kõike nagu tegema. Mõõkatäss on jällegi väga kiire, loogiline aju, kõik on selge. Ma ju teen nii, et see on päris huvitav nagu selline kombo, et sa võid selles kuus nagu tunda, et üks päev sa oledki selles müstilises energias, järgmine päev, et üldse ei saa aru, mida kõhutunne ütleb, aga samas nagu kõik on selge, plaan on olemas, et kuidagi, et sa kõlgudki selle kahe maailma vahel, et see kõhutunne versus aju või et sa oskad ka õpid väga ilusasti need omavahel ära nagu ühendama. Et see kõhutunne hakkabki sulle nii selgeid märke andma, et selles mõõkatässas see on nii klaar ja nii selge, et sa saad kohe aru, mis nagu tähendab. Ja kuukaardis muidugi ka esoteerikaga tegelemine on väga-väga hea, et kui sa tahad õppida midagi selles vallas või et keisrinna on ka selline teiste aitaja läbi selle, et ta lõpuks ometi hakkab ennast väärtustama, armastama, iseennast aitama, siis tal ka tekib rohkem väge ja seda siis energiat pakkuda enda andeid teistele ka, et väga-väga ilus.
Meil on siin ka siis kaart, mis räägib, et siruta käsi tähtede poole. Sa väärid parimat. Siruta oma käsi välja tähtede suunas. Sinu unistused ja pane tähele, et unistused ja unenäod on inglise keeles sama sõna, on ju. Sinu unistused ja sinu soovid saavad tõelisuseks läbi nende tähtede ja ära tee kompromisse. On ka selle kaardi peal siis see kirjas, seega sa ei pea muutma, pisendama, vähendama, vastu tulema, painduma, leppima, alla suruma, alla neelama. See on meil nüüd läbi. Need õppetunnid on sinu elus nüüd läbi, et see siruta käsi tähtede poole. Täht on taros ka väga-väga oluline siis kaart ja sümbol, et täht räägib meie hingest, hingeannetest, talendist, oskustest. Täht on esoteerika, vaimsus, kunstid, esinemine, kuulsaks saamine, muusika, maalimine, mis iganes see anne või et talent meie sees siis hakkab välja nagu voolama. Ja täht on ka hingesugulane, täht on ka kohtumine iseenda hingega, täht on meie saatus ja need saatuslikud inimesed, kes peavad meie ellu tulema, saatuslikud asjad, mis me peame siin elus nagu ära tegema. Täht on väga-väga ilus nagu sümbol. Ja siin inimene nagu kuidagi sõrme otsaga puudutab seda tähte, et jällegi väga tugevalt seesama esimene sõnum, mis mul enne nagu tuli kohe, et kui ma valik number 2 teie lugemist alustasin, et on siis see vaata sellest kapi nurgas olevast pappkastist mingisuguse et ma näen oma peas, et see on reaalselt nagu kalliskivi või aarete kirst või laegas või tead, kujutad ette, vaata selline piraadi aare või et selline kirst või laegas nii-öelda ja seal on kulda ja pärleid ja karda ja seal on kroon ja seal on kalliskivid ja kõik särab ja see on nagu tõeline rikkus ja tõeline aare ja tõeline anne, mis on sinu sees. Ja see tähe sümbol tähendab seda, et kaasa arvatud kuuga, et see on su kaasa sündinud, see on alati olnud sinu, lihtsalt veel ei olnud õige aeg seda sealt kastist nagu välja lasta või et välja otsida, aga väiksena sa tegelikult teadsid, et sa hakkad seda tegema või et sa hakkad sellega tegelema. Väga-väga ilus, et ja noh, muidugi meil on kohe järgi kaart, mis ütleb, et tegutse, et on vaja ennast liigutada, et see, et meil on väga ägedad unistused ja anded ja ideed ja vaata, siin on tõesti seda energiat päris palju, et meil tuleb ikkagi need kõik, mida me enda ellu manifesteerime, kõik need unistused, anded, ideed, need tuleb panna ka praktiliselt, füüsiliselt samme astuda, et tuua siia füüsilisse maailma, siis nad saavad ka füüsilises maailmas hakata edasi arenema, muidu nad ei saa, et muidu nad jäävad ka siis ainult unistusteks. Et armastusest ja paarisuhetest ka rääkides, et meil on siin kaart number 35 väljas, kus on ka suur lapik täiskuu. Selles kuus peaks olema täiskuu circa 13 aprill, kui ma ei eksi, et sa võid ka üle guugeldada selle. Aga minu meelest on see kuskil niimoodi selles ajapunktis, et see täiskuu. Ja armastuse kaardipakist sul on siis väljas kaart, mis räägib, et kõnele armastuse keeles. Et see rääkimine, suhtlemine, armastavatel sõnadel on võim ja jõud muuta elusid, muuta maailma ja ka muuta elusid selles mõttes, et ka sinu enda elu. Mitte see, et me peame nüüd rääkima kõigil ilusat juttu ja aitama neid, vaid see, et kuidas me endaga räägime või et kuidas me suhtume armastusse ja suhetesse, mis on meie sisemine narratiiv, eks ole, kuidas me ka ennast kohtleme. Mõnikord meil vaata, keisrinna ongi see enesearmastuse kaart, on ju. Et enesearmastus kõlab nagu selline sõna, et okei, et ma siis armastan ennast, aga mõnikord on seda nagu see võtab aastaid aega, et õppida kohtlema ennast hästi, väärtustama ennast piisavalt, et ma seisan enda eest, et ma ei lepi mingi mõttetu töökohaga, mõttetute suhetega, eks ole, et see võtabki aega, et lahti harutada kogu see trauma, mida meile väiksena nagu tehti. Keisrinna on ju ka meie emaga seotud ja meie ema liiniga väga-väga tugevalt seotud. Nii et meil tuleb, et kui meie ema ei olnud väga hea ema või et ei olnud meie jaoks väiksena olemas, siis nüüd tuleb meil olla iseendale enda ema ja meil tulebki nagu seda armastavat energiat endale siis pakkuda. Et vaata seda ka, et kuidas sa suhtud endasse ja et keisrinna sümbol armastuses ja paarisuhetes ongi siis see, et armasta iseennast ja armastus leiab sind. Kui me ei väärtusta ega ei armasta ennast, siis me saame endale ka partnerid, kes ei väärtusta ega ei armasta tegelikult meid. Et väline peegeldab sisemist, et me peame seespoolt väljaspoole need muutused siis tekitama. Aga tulles tagasi siis maa peale, et kuna meil on see armastuse kõnelemine siin, mis on ka väga vesine kaart, et mulle meeldib, et
et kuidagi see teokarbi ja selline kaelakee, et nad vaatavad siin väikest draakonikest, kes istub ka mingisuguse sellise teokarbikese või et lillekese peal ja siuke hästi nagu looduslik ja naturaalne, aga siis meil on selline müstiline mütoopiline element nagu draakon. Eks ole, et väga huvitav, et lind ja draakon ja ka linnusuled siin peas, et linnud räägivad siis kommunikatsioonist ja suhtlemisest, nagu ka see kaart räägib, et kõnele armastuse keelt, et sul tuleb õppida rohkem ka väljendama, mida sa soovid, mis sa ei taha, kuidas meie suhe edasi läheb. Mõõkades on ka kaart, milles me hakkame rääkima enda suhtes rohkem nagu asjadest, mis on olnud piinlik või tabu või et mis me oleme alla surunud, et nüüd ongi aeg rohkem hakata seda ka kõike väljendama. Et me ei saa selles kuukaardis mängida nagu mingisugust müstilist olevust, et me peame mõõkades ikkagi ütlema välja, et see rääkimine, suhtlemine, kommunikatsioon väga-väga olulised siin on ju, et see lind ka, et linnud tavaliselt on väga sellised siristajad, et mul on tunne, et kuidagi me hakkame omavahel paremini suhtlema, paremini rääkima ja see draakon on ka päris huvitav, et see väike lilla draakon istub nagu siin, et paljud teist, kes on draakoni aastal sündinud või et see draakon on kuidagi oluline sümbol või et märke sulle võib-olla vallaliselt, kui sa kohtad enda partnerit, et see madu ja draakon on suhteliselt nagu sarnased hetkel minu jaoks, et mõlemad on sellised soomusjad loomad, et aga draakon on midagi nagu sellist müstilisemat või et mütoopilisemat või et ta on nagu selline olend, keda võib-olla meie reaalsuses ei eksisteeri või et ta on sellise võnkega, et me ei märka teda täpselt samamoodi nagu võib-olla ükssarvikud on ju ja teised müütilised olendid. Et selles inimeses, kas on tal draakon, kas ta on draakoni aastal sündinud, kas tal on draakon riiete peal või et mingisugune draakoni teema tuleb vallaliselt, kui sa kohtad enda partnerit või et kellega sa võiks olla nagu suhtes. See draakon mängib väga suurt rolli. Draakoni nagu sümbol või et see nunnu draakon, keda nad siin koos vaatavad ja avastavad. Väga põnev või et ka siis madu, et madu on ka siis tervenemine, madu on ka väga-väga äge loom. Ja ka madu ja draakon on ju ääretult võimsad väeloomad kusjuures. Et nad on ju, madu on ju iidse tarkuse, erak on ju tarkus ja õppimine on ju, madu on ka iidse tarkuse nagu sümbol. Et sellest draakonist rääkides, et kas tal on draakon kuskil või et sa näed unes draakonit või midagi nagu juhtub selle draakoniga seoses. Et kuna see kuukaart on nagu unenägude kaart ja see täiskuu on ka siin, et sa võid ka nagu lihtsalt unes näha teda draakoniga seoses kuidagi, et päris huvitav. Ja vallalised, sellest kuust rääkides, et kuu on ka salajane austaja, et ja siin võib olla, et kuukaardis inimesed tavaliselt istuvad mitu kuud ja ei julge nagu öelda välja, et sa meeldid talle ja võib-olla isegi märtsis ta juba pani sulle silma peale, sest kuu on märtsikuu nagu kaart. Ja sa tundud sellele inimesele, kes on alguses sinu salajane austaja mitu kuud ja siis ta julgeb lõpuks kutsuda sind välja. Tead, milline sa talle tundud? Aukartust äratav. Keisrinna ja erak, need on väga sellised väljapeetud, luksuslikud, enesekindlad, aga nad on nagu pehmed ja armsad, on ju, aga nad on ka nagu sellised, et usu mind, sa ei taha minuga mängida. Vaata, natuke nagu sellised, et sa on natuke võib-olla mitte hirmu äratav, aga aukartust äratav. Kindlasti, et selline võimas hing ja võimas isiksus ja tal lähebki natukene aega, et siis julgeda oma suu lahti teha, ütleme niimoodi, et see julgeda suu lahti teha ongi seotud selle kõnelemisega, armastuse keel ja mõõkatäss. Ta võib isegi teha internetis seda, et mõõkatäss on pigem nagu sõnum, telefonikõne, chatime kuskil, näiteks Instagramis või Messengeris või kuidagi, et see võib siis sealt kaudu hoopis nagu tulla see esialgne kommunikatsioon. Valik number 2, võtame ka sinu siis aprillikuu olulised tähemärgid. Siin laua peal meil on ka siis kuu on kalad ja erak on neitsi ja siis sul on ka lisaks tulnud välja lõvi, ma tahan ja siis sõnn, ma oman või mul on, et päris huvitav. Ja valik number 2, võtame ka siis sinu aprillikuu olulised, see tahtis ka tulla, aprillikuu olulised kuupäevad, et millal miski juhtub või et mis on sellised olulised ajapunktid siis aprillis sinu jaoks. Meil on 25. aprill, 21. aprill, 18. aprill, 16. aprill, 23.
30. ja 10. Okei, valik number 2, sinu siis aprillikuu olulised kuupäevad. 10., 16., 18., 21., 23., 25. ja 30. aprill. Valik number 2 siis oli sulle. Kui sulle see lugemine meeldis, sa võid ka vaadata tiiutarot.ee, äkki leiad ka sealt endale midagi toredat põnevat, et sellel kodulehel on väga palju erinevatel teemadel videoid, lugemisi, et kui sa tunned, et mingisugune video või et teema sinuga sealt haakub, mul on väga suur rõõm ja hea meel, kui sa seal videoid vaatad ja suur aitäh sulle, kui sa oled ka juba seda teinud, tohutu tänutunne sulle. Valik number 2, ma loodan, et see tuleb hästi selline põnev, vinge, vahva ja äge aprillikuu. Ma loodan, et kõik sinu soovid ja unistused täituvad. Suur aitäh sulle ka seda videot vaatamast, kuulamast ja kohtume juba järgmises videos. Tšau! Valik number 3, tere tulemast, kui sa valisid need imeilusad roosa ja lilla kivikese. Vaatame siis, mis on aprillikuul sinu jaoks varuks, mida sa pead teadma, mis on sinu ellu tulemas, mis on olulised sõnumid sulle aprilliks. Esimene kaart on meil keiser tagurpidi, keiser ongi kusjuures aprillikuu kaart, et päris põnev. Siis on meil siis kaitseinglite kaardipakist, meil on hinge, sugulaste ja paarisuhete ingel, väga romantiline, ilus kaart. Loomahingede kaardipakis sulle tuli 2 kaarti korraga, et teised kõik said 1, aga noh, keegi ju peab alati see eriline olema, kes siis 2 saab ja sul on siis esimeseks on tulnud välja kaart number 56 on ämbliku hing ja siis ka kaart number 1, mis on siis sipelga hing. Meil on ka kaart, mis räägib valgustöö tegemisest, ma jõuan ka kohe iga kaardi tähenduse juurde, siis on meil väljenda end selgelt ja armastuse ja paarisuhete kaardipakist on meil siis suhtemustrid, selline põnev kaart. Taros aprillikuuks mõõkade 3, mõõkade 8, sauade 8 tagurpidi, mõõkade 5 tagurpidi ja valge kaart, et see kaart peaks siis olema täiesti lumivalge, et päris huvitav, et valge kaardi energiat on kusjuures aprilli alguses juba tulnud väga palju välja ja ma ei imesta, et üks nendest ka ennast siis siia poetas. Et mis toimub valik number 3 kõige tugevamalt sinu elus selles kuus, lähisuhted, paarisuhted. See on kõige suurem ja kõige võimsam sõnum, mis siin on ääretult palju tervenemist. Siin on ka võib-olla, on küll valus, aga ma pean sinust lõplikult lahti laskma, selleks, et midagi uut, ilusamat ja paremat meie ellu saaks tulla. Seda indikeerib mõõkade 3 siis, mille üleval on ääretult imeilus kaart, siis, mis räägib hingesugulastest ja armumisest. Et selle kuu vältel mul on tunne, et sa mõtestad ka endas ümber ja lahti see, mida sa tegelikult suhetes tahad, keda sa tegelikult otsid, mis on sinu jaoks oluline, kuidas sa tahad, et sind koheldakse, sellepärast, et meil on ka see väljenda end selgelt kaart siin, on ju. Et kommunikatsioon või et ma väljendan ennast selgelt enda partnerile või et kui ma kellegiga näiteks kohtingule lähen või välja lähen, et ma väljendan kohe väga selgelt, mida ma tahan, mida ma ei taha, mis on minu soovid, ootused, et meil ei oleks enam nagu sellist äraarvamismängu või kassi-hiire mängu või et mingisugust müstilist mängu siin, on ju. Mul on tunne, et sa muutud spetsiifilisemaks, konkreetsemaks ka iseenda sees, et sa lõpuks hakkad nagu mõikama ja aru saama, mis ei toiminud minevikus sinu suhetes, mis need mustrid ja vead olid, miks sul oli vaja kõik need õppetunnid teha läbi, väga palju selgust, eks ole, väljendaid selgelt, universum hakkab ka sulle selgemaid märke nagu näitama, et ja nagu sellist konkreetsust ja väga spetsiifiliselt hakkad aru saama, mida sa tahad ja mida sa ei taha, mida spetsiifilisemalt me manifesteerime, seda rohkem me saamegi seda, mis me tahame, et vaata, mis ma selle all mõtlen, ja kui me ütleme, tahan lihtsalt uut tööd, no me saame igasuguse mõõdetu uue töö endale, kus on mõttetu palk ja universum pakub meile kõike, on ju. Kui ma ütlen, et tahan lihtsalt suhet, no igasuguseid tolguseid meie ellu nagu tuleb, on ju, lihtsalt kellega võikski olla, on ju, suhtes, aga kui me hakkame nagu reaalselt mõtlema, mida ma tegelikult tahan, et lähme detailideni välja, kas ta toob mulle kohvi voodisse, kas ta toob mulle lilli, et kuidas me koos nagu, kas me teeme trenni koos, kas me jalutame näiteks koeraga koos, on ju, et selline
mul on tunne, et sul hakkab nagu ääretu selgus tekkima ja läbi selle selguse see mõõkade 3, ta peab lahti laskma kellestki millestki. Need võivad olla mineviku valu, pettumus, et pane tähele, et mõõkade 3, ta ei ennusta kunagi ette, et nüüd sa hakkad haiget saama, et mõõkade 3 on juba aktiivne valu. Juba on keegi alt vedanud, reetnud, petnud, valetanud, ära kasutanud, et see ei pruugi olla ainult paarisuhetes, see võib olla perekonnasuhted, sõprussuhted, töökaaslased, naaber, kes iganes, on ju. Et mõõkade 3 on nagu selline haiget saanud. Mingi okas on meie hinges, mingisugune haav ei ole täielikult ära paranenud. Ja mõõkade 3 õiget pidi tegelikult me lakume enda haavu ja tegelikult see ongi ääretult vajalik. Meil ongi vaja vaadata enda sisse ja mõelda, et miks see minuga juhtus, mida see olukord mulle õpetama tuli. Ja selle kuu jooksul sa saad kõik vastused endale. Ma näen ääretult selgust, et kuu esimene pool on sogane, kuu teine pool on ja kuu teine pool ja kuu lõpp üllatavad sind, sest sul on siiski väljas mõõkade 8 koos valge kaardiga ja see kombo siis tähendab seda, sa ei näe midagi head tulemas. See võib olla suhetega seotud, see võib olla eluarmastus, see võib olla uus töökoht, see võib olla äge pakkumine, võimalus, kontsert, reis, mis iganes su ellu ka ei tuleks. Reisimise kaart on sul siin väljas ka, et kuidagi see maakera siin sellel kaardil ka mulle seda hõngu nagu annab, et ootamatult sellised juhtumised või pöörded, et valge kaart tavaliselt neid siis toob, et iga elukäänaku tagant võib midagi põnevat hüpata välja, et valge kaart on lihtsalt, me ei näe tulemas seda, me ei ole isegi mõelnud selle peale, et ma võiks sinna minna reisile või sellist asja teha või sellist trenni teha või et sellise inimesega minna välja, et sul hakkavad üllatused tulema eriti kuu lõpus ja mõõkade 8, et miks ta on sellega seotud, et mõõkade 8 on tavaliselt ka, et ma ei näe, et mul on silmad kinni seotud, et selle kaardi üks sümbol siis ongi nagu see, et mõõkade 8 võib olla ka siis mentaalne vangla. Mida ma selle all mõtlen, et tavaliselt selle kaardi siis sümbol selle pildi peal on see, et inimesel on silmad kinni seotud, käed kinni seotud ja need mõõgad on ka tema ümber nagu vanglatrellid. Aga mõõgad, et see ei ole nagu päris vangla, on ju. Mõõgad on mentaalne, aju, mõtted, informatsioon. Me oleme iseennast kinni mõelnud mõõkade 8 kuskile, et keegi teist reaalselt vangi ei lähe, ärge muretsege, on ju. Mõõkade 8 on lihtsalt see, et ma olen ennast üle mõelnud ja kinni mõelnud ja see on sinu nagu kuu alguse teema. Ja see on pigem nagu suhetes, see võib üldse elus nagu olla selline tunne, et ma teen kogu aeg ühte sama asja, ma olen kogu aeg mingis nõiaringis kinni, sest sa mõtled kogu aeg ühte samamoodi. Et ka see suhtemustrid annab märku nagu sellest, et meil on ju kordub mingi muster ja kordub mingi muster ja kordub mingi muster, kogu aeg mingi nõiaring ja kogu aeg üks ja sama, et me elame ainult nende mõõkadest tehtud trellide nagu selle kasti nagu sees nii-öelda. Aga kui me lähemalt hakkame vaatama mõõkade 8-st, siis tegelikult meil ei ole nii tugevalt need käed kinni seotud. Me saaks ennast välja nihverdada sealt. Tegelikult silmadelt saaks ka ära võtta selle sideme. Kuidagi need mõõgad on ka ligadi-logadi sinna maasse nagu löödud, et tegelikult see ei ole üldse nii oluline, ja tegelikult saaks jalaga pikali lükata need mõõgad ja ära minna sealt, et ma näen selle kuu jooksul, mida päevad edasi lähevad, mida aeg edasi läheb, seda kuidagi sa muutud enesekindlamaks, su silmad avanevad, ma saan ju niimoodi teha, lahendus oli nii lihtne. Lahendus oli mu nina all. Issand jumal, et ma lähen nüüd sinna tööle, teen nüüd seda, nüüd on selline inimene. Kuidagi kohe, kui see lumepall hakkab veerema, iga päevaga aina kiiremini ja aina paremini ta veerema hakkab. Et see, milline on kuu algus ja milline on kuu lõpp, on täiesti öö ja päev. Et alguses me oleme sellised, ma ei saa aru, mis mu elus toimub. Kuu lõpus, okei, et mul oligi vaja see asi teha läbi, et sinna jõuda ja siis seda teha. Ja kuidagi, et väga nagu selline selgus, aga ikkagi paar üllatust ka veel elul siis sinu jaoks kuu lõpupoole varuks on. Ja mul on tunne, et te vaatate valik number 3 väga tugevalt igasugused endised partnerid üle või kui sa näed neid unes ka, et see une nagu te unistuste, vaatad see kaart, see ämblik oma on siin on ju väljas. Ja meil on ka see suhtemustrid ja korduvad mustrid on ja mõõkade 3 räägib ka meie paarisuhete minevikust pigem, et
see võis osadele teist juba hakata märtsis, osadele teist aprilli alguses, et kas sulle lihtsalt turgatavad pähe ja meelde igasugused endised partnerid, keegi, kellega sa võib-olla oled väga vähe aega olnud nagu koos või paar date'i või et nädal aega olime koos või et paar nädalat või et aga ka pikemad suhted, kelle sa oled juba tegelikult ära unustanud ja kes üldse ei olnud nii olulised. Järsku hakkavad sulle meelde tulema, järsku hakkad sa unes nägema, järsku nad lihtsalt kerkivad uuesti ja uuesti ja uuesti sinu teadvusesse. Tead miks? Sellepärast, et sa oled lõplikult enda paari suhete valdkonda tohutult muutumas ja sa oled lahti laskmas sellest vanast jamast, sa oled tõesti nagu ära puhastamas ja kraamimas tohutult neid nähtamatuid sidemeid, need mälestusi, mis iganes meid ka kinni hoiavad, et mõelgate kaheks, me oleme nagu kuskil kinni või vangis ja mulle hästi hakkab silma kohe selle kaardi peal see ämbliku hing, eks ole, et ka see niit ämbliku selle võrgu või niitide see rägastik, mis kuidagi hoiab meid erinevate inimestega koos ja mingi sõber, kes mulle haiget tegi ja sellega, vaata kuidagi need mineviku sidemete läbi lõikamine ja puhastamine ja see inimene ei mõjuta mind enam või lõpuks ometi ma saan aru, et mis see korduv muster temaga seoses oli. Et siin on nii palju sellist ärkamist ja märkamist ja see on nagu selline tohutu puhastuskuur, et kui teised valikud olid pigem nagu sellised rohkem praktilisemad muutused ja puhastan ka siis näiteks enda kodu või kuidagi selline, et siis valik number 3 mul on tunne, et see on nii sügav, see isegi läheb põlvkondade viisi nagu tagasi selles suhete mustrite kaardis, et need mustrid, mis on tulnud meie vanematelt ja esivanematelt ja need korduvad errorid ja et mind korduvalt ja korduvalt näiteks ei kohelda hästi, et kus kohas see tuleb, et siin on nii palju sellist selgustunnet kõigile teile. Kuna keiser on esimese kaardina tagurpidi teil siin töös, karjäärist mul ei ole teile selles kuus palju rääkida. Asi jääb suhteliselt samaks. Jah, keiser tagurpidi, ta võiks õppida rohkem puhkama, ta võiks õppida ka maha rahunema, pause tegema, leidma rohkem tasakaalu, töö, raha, karjäär versus heaolu, tervis, suhted, et natukene võiks olla nagu sellist puhkuse hõngu ka siin, aga õnneks siin on sauade 8 väga hea kaart väljas, eks ole, reisida, et kuidagi see pinge, raha ja töö ei ole üldse nii olulised, see ei paku nagu nii suurt stressi ega pinget enam, nagu ta varem sul oli, murekoorem nagu langeb, samas keiser on väga-väga edukas kaart töös, karjääris, aga siin on natuke viivitusega. Kes tahab endale uut tööd või ametikõrgendust, keiser sauade 8 toovad selle, aga mõlemad kaardid on tagurpidi, et see hakkab nagu venima või et see lükkub nagu edasi. Ehk siis sulle võidakse nagu kõlgutada nina all seda ametikõrgenduse või et parema töökoha porgandit nagu, et no siin see on, aga sa võib-olla sul võetakse see ära või asi venib või et hoopis järgmine kuu või maikuus või edaspidi sa hoopis siis saad, sest sauade 8 tagurpidi indikeerib nagu viivitusi, kommunikatsiooni erroreid, pause. Tööga seoses on see mingi asja ajamine, projekt, uus töökoht, kandideerid kuskile tööle ja siis järsku keegi ei vasta. Ja siis ma ütlen sulle niimoodi, usu mind, nad ühel hetkel vastavad sulle ja sa saad selle asja endale, sa saad tööle, sa saad selle asja, rahune maha. Kui hetkel asi ei liigu, puhka siis. Vii oma mõtted üldse mujale, mine trenni, mine jaluta, vaata filmi, tee muid asju, ära paanitse, ära pingesta ennast selle pärast ja veel hullem, ära hakka seljas elama nendel. Et kui keegi ei vasta sulle, siis sina ka ei räägi, eks ole, et kui sa oled juba enda poolt teinud nagu kõik ja andnud kõik, siis on aeg maha rahuneda ja lihtsalt ootame ja vaatame, mis saab, et kannatlikkus on rikkus siin ja sauade 8 tagurpidi, kui keegi ei vasta meile või et ignoreerib meid, on see ka näiteks lähisuhetes, et sul on tunne, et miks ta ei helista või et ta ei vasta, et meil endal ka tekib see nagu pinge või viha, et ma ju olin nii tubli ja muudkui nagu käisin väljas ja tegin ja aitasin ja nüüd ta ei vasta mulle, et sauade 8 tagurpidi tähendab seda, kui sa torkima hakkad, siis ta veel enam ei vasta sulle, siis läheb veel hullemaks. Ja see tuleb õppida nagu maha rahunema, et sauade 8 tagurpidi on õnneks lühiajaline kaart, et see on nagu maksimaalselt paar nädalat ja siis hakkab uuesti nagu, kas tuleb see vastus või tuleb see meil või et saadetakse info siis. Et võivad tekkida sellised info venimised ja errorid ja see on väga huvitav, aga hüppame uue teema juurde. Paarisuhetes
kui sul selle kuu jooksul ja paljudel teist võib-olla on juba tekkinud selline idee või mõte, et see inimene, kellega ma suhtlesin võib-olla 4 aastat tagasi, võib-olla rohkemgi, võib-olla 4 kuud, võib-olla paar aastat tagasi, et ja kuidagi vajus ära või nagu spetsiifiliselt, keda ma mõtlen, on see inimene, et sa andsid talle nii palju võimalusi ja ta kuidagi lihtsalt nagu, et ta ei saa nagu hakkama sellega, et ta lihtsalt nagu, et sa viskasid selle palli talle ja siis ta lihtsalt pillas selle maha. Et see nagu kuidagi, et ta ei võtnud ennast kokku või et ta oli natuke liiga selline äpu või et ta ei saanud hakkama nagu sellega. Ja mul on tunne, et kas ta tuleb tagasi, ta tuleb võib-olla see kuu, võib-olla maikuus, kuna need kaardid on tagurpidi natuke venivad, on ju. Et ta tuleb nagu uuele ringile või tahab uuesti proovida või sa ise nagu igatsed teda taga või mõtled, et äkki prooviks nagu uuesti. Et see keiser tagurpidi on õppetund, et miks ma sellest räägin, ongi see sauade 8 keiser praegu ühendavad ennast nagu omavahel ära. Et on nagu, kui ta juba ei suutnud ennast kokku võtta enne, siis ta praegu ka ei suuda. Ja mõnikord keisrikaardis paraku me peame, me nii väga ise tahame, siis järelikult uuesti selle asja teha nagu läbi. Et meil tuleb ära lõpetada nende mõttetute inimeste järgi jooksmine. Ta on nagu siuke lahja või flegma või äpu või saamatu. Need on head sõnad, et kirjeldada seda isiksust. Kuigi temas on väga palju potentsiaali ja ta oleks võinud ennast väga ilusasti võtta kokku. Ta ei saa hakkama sinuga, ta ei suuda seda teha, no kahju on, aga tuleb edasi liikuda ja võib-olla see nagu viimane, see lõpuboss või et see õppetund ongi nagu siin see, et mida ma jauran selliste inimestega, kaua ma nagu annan neid võimalusi ja võimalusi ja võimalusi ja neid ei hinnata ega ei hinnata ega ei hinnata, aga mina muudkui ootan ja loodan ja ootan ja loodan ja ootan ja loodan. Et see tuleb nagu selline suur ümberkorraldus ja puhastus kuurpaari suhetes ja vallaliselt sa kohtud enda hingesugulasega, et meil on isegi hingesugulaste armastuse ja paarisuhete ingel täitsa tulnud välja sellest kaardipakist, see kaart number 30, et see võib siis olla nagu kuu lõpu, see 30. mai ongi nagu või mis mai. Vaata, kus ma ütlesin maikuu praegu, aprill, et me oleme aprillis siiski tiiu, et 30. aprill, kuna ma ütlesin juba mai välja, siis see on ka maikuu teema teile, et see nagu enda uue armastuse ja suhte siis leidsmine. Ja mul on väga tugevalt tunne, et kohe, kui sa hakkad armuma ja kohe, kui see hetk hakkab tekkima, siis roomavad kivi alt ka need äpud siis sul välja ja hakkavad ka sind kuidagi tagasi tahtma. Mul on tunne, et nad pidevalt mõtlevad ka kusjuures sinu peale. Väga paljud inimesed, kellega ei ole tulnud sul suhe välja sinu minevikus, nad mõtlevad su peale pidevalt. Nad nagu mõtlevad, et ma oleks võinud parem olla või paremini proovida või tublim olla või rohkem teha, et nad mõtlevad, kuidas nad lasid nagu selle võimaluse käest. Ja vallaliselt teist rääkides, siis meil on ka väljas 2 nagu välismaalase või reisimise kaarti. Ta võib olla ka nagu sama maalane sinuga, aga sa kohtud võib-olla reisil, et see maakera siin, eks ole, iga kord, kui ma näen maakera, see on minu jaoks teine riik või et reisimine ja sauade 8 on ka reisimise kaart, liikuv, reisiv, uusi siis asukohtasid avastav. Aga kuna sul on ka valge kaart selleks kuuks väljas, siis ka selle kuu üks õppetunde sinu jaoks või üldse sinu elus õppetund on see, et mitte rippuda nagu selle küljes, mitte rippuda mitte millegi küljes, pigem ma ütleksin niimoodi, et kui kaardid ütlevad sulle, et sa reisil kohtud kuu lõpus eluarmastusega, et siis me ei jää nagu kuidagi rippuma, et kus ta siis on ja ma ikka lähen reisile. Vaata kuidagi valge kaart õpetab meid elama hästi vabalt ja muretult ja et mitte pingsalt kõike ette kontrollides ja hallates ja oodates või ootuseid intensiivselt nagu seades. Mida vähem sa ootuseid sead ja mida kuidagi lõbusamalt sa elad, seda kuidagi lahedamalt sul see ka armumine või et üldse su elu nagu läheb. Et valge kaart õpetab meile seda, et kõike me ette ei näe, kõike me kontrollida ei saa. See on väga huvitav, et
üks maakera on siin veel, ma just nägin seda, enne ma ei pannud tähelegi 2 maakera, et see võib isegi nagu 2 reisi olla, et see 3. reisikaart Saude 8 siin ka. Saude 8-ga tagurpidi, kui reisiplaanid venivad, midagi muutub, lennuajad muutuvad, mingisugused sekeldused tulevad, see on väike asi, ära lase sellest üldse ennast mõjutada, see laheneb väga-väga kiiresti ja see ei ole sinu süü. Et see ei ole nagu mingi suur õppetund või et miks see minuga juhtub, see lihtsalt on, elad üle, see ei mõjuta nii hullult sinu reisi ega sinu elu, lihtsalt väike nagu selline lisasõnum sulle siia. Ja kui me juba suhetes siin hästi palju räägime, et tuleme selle suhtemustrite kaardi juurde, siin all on väga-väga võimas ja väga huvitav lause. See võtab väga palju jõudu ja tugevust ja julgust, et tunnistada, mõista ja aru saada, et meil on vaja muutuda või miski peab muutuma meie elus. See muster meie sees peab muutuma, meie mõttetu partner peab muutuma, inimesed, kes kuidagi lubavad, aga üldse ei võta ennast kokku, ka see peab muutuma. Meil peab muutuma see, et me jookseme nende järgi ja muudkui igatseme, unistame nendest, ka see peab muutuma. See on väga-väga ilus see sümbol, see kaart ja selle kaardi peal selline imeilus tark maaga seotud jumalanna, kus on selline taimed ja kosk voolab temast aga välja. Tema ees on siis naisterahvas ja ta suunab peegli, imeilusa sellise kuldse nikerdatud peegli täpselt selle naise suunas. Et see miski paneb meid vaatama peeglisse, iseendasse. Sest kõik, mis meie suhetes ja meie elus ja meie rahaasjades ka toimub, see kõik algab ja lõpeb meist endast. Mitte, et see kaart ütleks, et kõik on sinu süü. Mitte nagu seda, vaid et pigem, et enda mõttemustritega loomegi me enda maailma. Me saame muuta, vaata see muutus, see sõna on väga-väga oluline sellel kaardil. Me saame muuta, kui me muudame iseennast, kui me muudame enda suhtumist, enda mustreid, enda käitumist, mida me aksepteerime suhetes. Väga-väga ilusad kohtumine iseendaga, vaatan endale peeglisse, mis on veel huvitav sümbol. See väike naisterahvas, kes siin istub, imeilusate roosade lillede. Roosa on tervenemise armastuse, universaalse armastuse värve. Et võib-olla ka kevadel, kui need roosad või pungad või et kirsiõied näiteks hakkavad õitsema, see on ka hästi nagu selline ilus aeg, et see on see, ka siis sellega seotud, et see väike naisterahvas, kes siin istub ja kes on sunnitud nii-öelda peeglisse vaatama ja endaga tegelema, tal on harf käes, et see muusikainstrument, et see harf, mida me nagu mängime, vaata, et neid keeli nagu kuidagi paitada ja siis selline ilus muusika sealt nagu tuleb. Et muusika, laulusõnad annavad sulle märku, võib-olla kontserdid, peod, kuhu sa satud, väga-väga olulised ajapunktid, äkki seal sa kohtud kellegagi või et see nagu ka muudab sinu maailma või et muudab seda viisi, kuidas sa näed suhteid või et mida sina nüüd edaspidi enda eluga teha tahaksid. Sest see kontrast on päris nagu tugev, et kuu alguses meil on pea sassis, ma ei saa aru, mis mu elus toimub, kõik on üks ja seesama. Kuu lõpp on selline täielik vau. Issand jumal, nagu nädal aega tagasi veel üldse ei saanud aru ja nüüd ma tean kõike. Nüüd ma saan kõigest aru, et kuidagi selline väga suur ärkamine, väga suur kontrast ja et kuna see muusikainstrument ja see peegel, et pigem sulle peegeldatakse ka seda, et sa peaksid tegelema rohkem enda loominguliste annetega selles kuus, et töö, raha, karjäär jääb sul väga tahaplaanile, see ei ole ka nii oluline. Sul on väga stabiilne kaart, keiser kohe nagu esimese kaardina, mis väga ilusasti sind sõidutab, nagu et asjad võib-olla ei lähe nagu imeliselt paremaks, aga ka nad ei vaju kuskile ära, et keiser on kaart number 4, number 4 on väga selline turvaline, kindel ja stabiilne, eks ole, selline kaart, et ära sa selle pärast muretse. Ämbliku hing siis räägib unistuste täitumisest, aga ka unenägudest. Et sa võid unest näha midagi, mis läheb täide, pane tähele, mis unenägudest toimub, need annavad sulle ka märke.
sinu alateadvus ja hing räägivad sinuga läbi unenägude, unistused täituvad iga kord, kui see ämbliku hing tuleb välja. Kuidagi väga müstiliselt valge kaart ja see ämblik ongi nagu sellised, ma ei näe, et ega ei tea, kuidas universum seda teeb, aga seal lihtsalt täitub, see unistus täitub, on see uus kodu, uus töökoht, eluarmastus, äge reis, vaata, et kuidagi lihtsalt asjad lähevad iseenesest niimoodi. See tähendab seda, et me laseme ka ise sellest ootusest, sellest pingest nagu lahti, et ma pean sundima selle juhtuma. Mida vähem me sunnime, seda kiiremini see juhtub, mis on väga-väga nagu huvitav, et unistused hakkavad sul selles kuus täituma. Sipelga hing, siis loomahingede kaardipakist meil on ka väljas, see on kaart number 1, aga siin on 2 sipelgat, mille vahel on 3 pusletükki. Nad teevad koostööd ja see kaart räägibki koostöö tegemisest, tiimitöö, koostöö, vastastikune aitamine, toetamine, et see räägib ka sellest, et osad teist võivad kohtuda siis enda tulevase partneriga läbi koostöö või ühise projekti. Võib-olla neid kohtumisi on mitu, sest siin on mitu seda pusletükki siin vahel ja siis ühe nendest jooksul või et alles 3. jooksul, need on 3, 3. jooksul tekib see, kuule, äkki sina oled minu inimene, on ju. Aga ka koostöö selles suhtes, et sa ei pea kõike siin elus üksinda tegema, et võib-olla tööalaselt, võib-olla karjääris me hakkame töökaaslastega saama paremini läbi, et meil tekib ka sõprussuhetes rohkem nagu sellist koos loomist, koos toimetamist, sõbrad, tuttavad võivad ka väga palju nagu selliseid uusi põnevaid ideid anda või et tutvuste kaudu sa saad ka uue pakkumise, kuna see pusletükk ikkagi on siin vahel, et nad annavad sulle ka infot ja see aitab sul ka nagu kuidagi pildi kokku panna, et mõõkade 5 tagurpidi, sa oled ka väga hea suhtleja, see on väga hea kommunikatsioonikaart tagurpidi, et sa ei ole enam üldse nii ärevuses kuu lõpus, vaid kuidagi sa nii soravalt väljendad ennast ja kõik loksub nagu iseenesest paika, et mõõkade 5-ga tagurpidi, kui on olnud mingi tüli või imelik, vaata selline arusaamatus või et kuidagi keegi ütles midagi, keegi sai valesti aru, keegi tegi lolli nalja, keegi solvus, nüüd on mingi draama, et need draamad lahenevad sellest, et kui mõõkade 5 on tagurpidi, siis draama nagu kaob ära või et see tüli nagu laheneb ära või et meil tekib rohkem selgust, me räägime asja selgeks, et see on väga hea nagu märk, et meil on ka siin vaata see väljenda end selgelt kaart. Mulle meeldivad ka need 2 delfiini. Et väga selline ilus nagu sümbol, et delfiinid on ääretult lõbusad. Nad hullavad, eks ole, merevees, et võib-olla see reis, kus sa selles sauade 8 lähed ja need 2 maakera, mis siin on peal, et see meri ja vesi on väga-väga olulised sümbolid siin. Ja delfiinid nende aju on ju palju-palju suurem ja arenenum kui näiteks inimese oma, et delfiinid on ka väga targad loomad, et see õppimine tarkus areng on ka siis selle märksõnadeks. Ja siis üks kaart, millest me veel ei ole rääkinud, et see kaart räägib tegelikult meie vaimsetest annetest ja paljudel teist on kaasa sündinud siis anne tervendada, aidata teisi, aidata ka planeeti, kuna see maakera on siin peal, on ju, aidata ka loomi. Ja võib-olla sa ei pea nagu reaalselt nagu füüsiliselt tegema seda, eks ole, kohe hakkama kõik aitama, et juba see, et sa oled kehastunud siia selle maa peale või planeedi peale, juba see on väga-väga suur toetus ja abi, et sa muudad maailma ka läbi selle, et sa lihtsalt oled siin. Ja siin on kirjas siis sellised laused. Sa oled valgustööline. Kõrgemad jõud vajavad seda, et sa säraksid oma taevaliku valguse ja armastuse, täpselt nagu ingel, maa peale ja kõikide nende elanike peale. Ehk siis sa oled nagu, et kes on ammu nagu soovinud kanaldada või et mingisugused vaimseid andeid enda seest veel rohkem nagu avada, et see ämbliku hing on ka hästi selline müstiline ja unistused ja unenäod, et alateadvus sellega nagu seotud. Et see valguse toomine siia maa peale läbi jumaliku, taevaliku valguse ja armastuse, et see on väga-väga ilus nagu sümbol ja märk, et see kaart räägib kõrgemast missioonist. Mõnikord meie nagu praktilises maailmas, jah, meil on mingid halvad suhted ja tööl ei lähe hästi, aga hingemaailmas me täidame enda ülesannet väga-väga ilusasti, et see on nagu
kõrgem, tugevam missioon või et topeltmissiooniga hing, kes on kehastunud siia maailma ja mul on tunne, et selles kuus sa saad teadlikuks sellest, et sa võid saada läbi unenäo kusjuures või et läbi meditatsiooni, aga või et kuidagi teadlikumaks ka rohkem enda talendist või andest, et ääretult ilus, et tekibki rohkem nagu selgust ka selles valdkonnas. Siis valik number 3, võtame ka sinu selle kui olulised tähemärgid. Siin laua peal olevastest kaartidest sul on väljas keiser, tema on jäära siis esindaja. Jäär ja järgmised on meil kaljukits, ma kasutan ja kalad, ma usun. Väga huvitav ja siis valik number 3. Võtame ka siis sinu aprillikuu olulised siis kuupäevad, et millal miski juhtub ja mis on sellised siis olulised ajapunktid sinu jaoks siis aprillikuus. Meil on kaart number 12 või tähendab, mis kaart number 12? 12. aprill, 14. aprill, 25. aprill, 8. aprill, 13. aprill, 27. aprill ja 15. aprill, nii et valik number 3, sinu selle kuu olulised kuupäevad on 8., 12., 14., 15., okei, ma jätsin 13. vahele, 8., 12., 13., 14., 15., 25. ja 27. aprill. Vot niimoodi valik number 3 seisus oli sulle, kui sulle see lugemine meeldis. Sa võid ka vaadata tiiutarots.ee, äkki leiad ka sealt endale midagi toredat, põnevat vaadata, kuulata. Tiiutarots.ee kodulehel on väga palju erinevaid videosid, erinevatel teemadel, töö, karjäär, armastus, suhted, seal on kõike. Et kui sa tunned, et mingi teema või et video sind siis sinuga haakub või et sulle huvi pakub, mul on väga suur rõõm ja hea meel ja suur tänutunne sulle, kui sa seal ka videoid vaatad ja suur aitäh sulle, kui sa oled seda juba teinud, aitäh sulle. Ning valik number 3, ma loodan, et sul tuleb väga vinge, vahva, ülitore ja äge aprillikuu. Ma loodan, et kõik sinu soovid ja unistused täituvad. Suur aitäh sulle ka seda videot vaatamast, kuulamast ja kohtume juba järgmises videos. Tšau!